Tänupüha õhtul palusid mu vanemad mul hoopis köögis süüa. Mitte sellepärast, et toolid oleks otsa saanud või laud kitsaks jäänud, vaid seepärast, et mu sõbranna, Lauren, tähtis poissõber, Jason, oli tulemas ja minu kohalolek pidi selle õnneliku sündmuse kuidagi keeruliseks muutma. Seisin köögiukse lähedal, kui Lauren mu kõrvale tiris ja hääle maha võttis, justkui jagaks riigisaladust. Lihtsalt jää siia õhtusöögiks, sosistas ta. Nii on kergem kelle jaoks, pomisesin ma selgus, et Jason on sõjaväes 10,5-tonnise auastmega komandoosakonna bürokraat, üle 200 komandeeringupäeva selja taga ja pistaatselt teel koloneli rangupuude poole. Mu vanemad olid selle fakti naabritele juba 2 korda kurtnud, oli ju uhke öelda major Jason. Nagu talle autogrammi küsitaks. Lauren sirges oma lokid ja heitis mulle veidi süüdistava, veidi äreva pilgu. Ma ütlesin neile, et sa oled lihtsalt sübertugikaadri reamees, teatas ta rahulikult. Ma ei taha, et asi auastmete võrdluseks kisuks. Ma vaatasin teda hetkeks, lootuses, et see on nali. Aga ta nägi surmtõsine välja. Ära tee nalja, see teeb kõik pingeliseks, lisas ta veel. Aga kes sellist sõna nagu pingeline, mu peres ei armastaks? Enne kui jõudsin protestida, toetasid mu arvamust mu vanemad, pole hullu, me ei taha laua tegemist auastme võistluseks pöörata, nõustus isa. Las Jasonil on üks mõnus õhtusöök, kus ta on tähtis mees, lisas ema. Just nii, nagu ma oleksin pidanud sisse astuma sildiga, lõpetan löökaluralu paremast kaadrist. Tõsi, ma polnud ühtegi sõna oma auastmest maininud. Ka mu perel polnud huvi teada, mis vahe on noorem ja vanema auastmel, neile oli vorm. Lauren oli ise puslet kokku pannud, mina olen lihtsalt arvutitark, Jason aga suures sõjaväe hierarhias tähtis tegelane. Nii kandsin siis oma taldrikut ära köögilauale ja vaatasin, kuidas nad söögilauda katma hakkasid just selle vanade paeplaadiga komplektiga, mis ilmub välja vaid siis, kui päris külaline. Tulemas on toidu lõhn täitis maja ja elutoas kostus jalgpallimäng. Tavaline tänupühade atmosfäär, ainult mina ei kuulunud sinna. Kinni hoidnud käed süles, suunasin kõrvakööki, kust kuulsin, kuidas mu vanemad Jerry C.E.d meenutasid 20 aastat eriilmade komandöri ja logistikaosakonnas, peagi koloneliks. Kuid nemad ei aimanud, et ma kannan juba seda kraadi. Äkki astus pastapliiatsi teravuse ja ääreni täidetud serveerimisvaagniga mööda köögiust ringi Lauren. Ära palun mingil juhul auastmetest rääkides paranda kedagi, sosistas ta ja silmas mind. Sest ma ei taha, et Jason ennast ebamugavalt tunneks. Ebamugavalt. Nagu kõigile oleks see õudusunenäoks, kui avastada, et oma peigmehe õest on söögilauas kõrgemas auastmes. Uksekel helises ja kogu maja ärkas ellu. Isa tõttas justkui maratonile. Jason astus sisse kampsuni ja khaki ülikonna rahulikus koosluses, mis kohe andis märku, et mees on harjunud redelil tippu ronima. Sirge rüht, otsene pilk, käepigistused, kodu komplimenteerimine. Ma peitsin end uksel, piiludes vaikselt. Lauren tutvustas teda vanematele ja siis peatus. Tema silmis viivitas midagi lugematut, ärevust, kartust või piinlikku saladust, mida ta pidas minuga jagada. Ja siin on mu õde Rahel, lisas mu ema rahulikult, viibates mu suunas. Rahel töötab sõjaväe tugiteenistuses IT-toe ridades. Jason tervitas teda viisaka noogutusega, professionaalne, neutraalne, igasugusest hinnangust priine sõjaväeametniku viisakus. Meeldiv tutvuda, ütles ta talle. Samuti vastas Rahel ja kõik sujus igaõhtuselt argiselt, mitte midagi pingelist ega piinlikku, mis tegi selle peidus olemise olukorra veelgi absurdsemaks. Õhtusöök algas ilma minuta söögilauas. Köögis ulatas mu ema mulle plaadil täis portsjonit ja sõnas sosinal, hiljem keerame sind magustoiduks vahetusse, justkui oleksin hoopis sissejuhatav vahepala istumiskorra plaanis. Istumatuna kõrgel baaripukil saare kohal kuulasin vestlust selgelt üle toa. Lauren arutas mis tahes brändingukampaaniaid, mu vanemad kiitsid Jasoni vastutust ja juhtimisrolli, tema ise rääkis tagasihoidlikult tarneahela moderniseerimisest ja eelarvekitsikustest. Täpselt see klassikaline ametniku jutt, mõõdetud ilma egota. Siis kostis isa hääl, ilmselt on kena olla kõrgema auastmega, sai pisike naeratus inimesi ühendanud. Kaasneb rohkem paberimajandust kui glamuuri, muigas Jason. Aga ikka uhke roll, lisas Lauren. Pole igaüks, kes jaksab majori auastmeni vastu pidada.
Sinna jäi tunneline vaikne müha, kui ma lonkisin kalkuni tükki. Pidurdama. Ma olen juba 12 aastat siin, mõtlesin endamisi. Rock-komisjonist kuni esimese teenistuskohani Fort Gordoni ja sealt kaitse eeltegevust toetavast Kuwaiti välilaagrist ning viimase valikuprotsessini, kus saanuks ametikõrgendust 3 kuud tagasi, ükski neist verstapostidest polnud jutuks tulnud. Siis kostus Jasoni uudishimulik küsimus elutoast, mis üksus su õel on, tavaline tugiteenistus, vastas Lauren kerge lipitusega, midagi kõrgetasemelist mitte, asetasin kahvli taldrikule, midagi kõrgetasemelist mitte. Jason noogutas neutraalselt edasi teed otsides. Peagi nihkusid toolid, kõned kostsid koridori. Sel hetkel valveametnik tegi tumeda koridori all mõne sammu ja jäi järsku seisma. Aeg tardus. Mis see pilt on, küsis ta pehme, kuid selge häälega. Oh, vastas mu ema, see on Rachel ühest konverentsist sel aastal. Pentagonis, kui ma ei eksi, sulgesin silmad, loomulikult oli see Arlingtoni kübermoderniseerimise ühissümposiumi foto, kus mina olin peaesinejana integreerimispaneelis ettekannet pidamas. Vormiriietust riigitud, auaste selgelt nähtav, nimeplaat äratuntav neile, kes teadsid, millest otsida. Ametniku jalakoputus muutus lähemaks ja sügavamaks. Siis kostis madal, aga selge hääl, kolonelleitnant Donovan, astusin köögist välja ja nägin teda hoidmaks valgete kipsraamis pildiaparaati, näol ei olnud ühtki naeratust, samas ei olnud seal viha, vaid pigem keskendunud tähelepanu. Ma ei teadnud, et te olete Rachel Donovan Cyber Protection brigadist, ütles ta rahulikult. Mu vanemad tardusid, Lauren pilgutas silmi. Jason vaatas pilti, vaatas siis mind. Me olime sama pöördvõimendatud briifingu juures eelmisel kevadel. Te juhatasite vastavuskohanduste aruandluse sessiooni, kohtusime silmadega. Jah, kostsin vaikselt. Järgnenes hetkeline vaikus, nagu kogu maja õhku täitnud naer ära imetaks. Siis pöördus ta kergelt mu vanemate ja Laureni poole, tegelikult on tal minu ees kõrgem auaste, isa nägu ilmus segadus, Jason noogutas üksinda, rahulikult ja kindlalt. Õhtusöök muutus vait, kui ma laususin rahulikult, tegelikkuses olen leitnant kolonel. Laureni näonahk tuhmus hetkega, tema kahvel libises plaadi peal, klirinas valjemini, kui oleks pidanud. Emal kulus kõige kauem aega, et sõnad seedida. Leitnant kolonel, kordas ta aeglaselt, nagu kaaluks iga silpi. Isa pilk minu suunas oli segaduses ja veidi nõutu, kuidas nii? 3 kuud tagasi, vastasin. Täpselt nii kaua on ametlik nimekiri üleval ja paberimajandus korras. 05, küberkaitsebrigaadi märk paigal rinnal. Laureni naer hüüdis õhku, keegi ju ei öelnud. Ta vaatas mind, nagu ootaks kavalaid selgitusi, aga ma vaikisin. Jason seisis raamitud foto kõrval, korrekteeris vaid oma hoiakut ja ütles siis rahulikult, tubli töö. Vastavuse uuendused säästsid meil logistikas mitut ringi. Hea kuulda, kostsin lühidalt. Emad-ised vaatasid meid segamini, justkui räägiksime võõrkeeles. Õhtusöök jätkus, aga õhkkond oli muutunud. Isa ürgatas veel korra, Jason, mis su viimane teenistuskoht oli? Otse kui tahaks olekut tagasi kerida ja taastada vana kontrolli. Ema pühkis kausi servalt murulauku ja silmitses mind, hinnates, arvutades. Mina ei tõusnud üles ega palunud lubagi. Võtsin tooli ja istusin laua äärde, justkui oleksin kuulunud sinna kogu aeg. Vaikus tundus tuttav, mitte uus, lihtsalt veidi teravama kõlaga. Kõnetas mind muendaegne keskkool, Lauren oskas alati läbi murda, valjuhäälsuse ja enesekindlusega, samal ajal kui mina harjusin kõrvallaual rahulikult oma rada käima. Kolledži Roksi päevil pidasid vanemad mu sõjaväeteekonda lihtsalt etappideks. Sa oled liiga nutikas, et end ainult sõjaväkke aheldada, ütles ema. Vahepeal otsustas Lauren pärast 2 õpingute ümberlülitamist sideteadusi õppida, neile läks ema kaasa, vaata, ta leidis oma kirge. Mina aga määrati leitnantide readiisa üritusel laupäeval, mai keskel. Isa väitis, et tal on parasjagu teine kokkupuude ja ema veetis nädalavahetuse Laureni kohalike butiigi modellivideos. Mina kinnitasin omast käest kuldbarettide kinnitust kitsas koridoris oma rock-instruktori pilgu all. Vanemad saatsid mulle lilli, Laureni pildistamisest postitasid nad sotsiaalmeedias. Siis tunduski nii, täiesti tavaline. Kõigil tänupühade õhtusöögil astus isa ette ja küsis lõpuks otse, Rachel, mis tavaliselt küberleitnant kolonel teeb?
See oli esimene otsene päring mu karjääri kohta aastate jooksul. Valvan küberrünnakute vastu, hindan riske, kaitsen taristut ja jälgin vastavust, seletasin. Kõlab tehniliselt, torkas Lauren vahele. Jason noogutas. Tõepoolest, kübervägikand on vaikselt aina raskemaks muutunud. Ema pilk vajus vahele, ma arvasin, et sa lihtsalt seda teed lähed. Hoidsin hääle rahulikuna ja ütlesin otsustavalt, juhtin meeskondi. Nad mõlemad vilksatasid hetkeks, siis laskus lauale vaikus, mis polnud enam sama, mis enne. 4-osaline murd jaguneb sõltuvalt eriüksusest, vastas Jason rahulikult, kui Lauren küsis, palju meil seal tegelikult töötab. See oli korrektne vastus, aga Lauren ei leppinud nigela selgitusega. Niisiis, sa oled vist Jasoni ülemus, küsis ta naeratades, aga silmis oli väljakutse. Jason haaras vett ja vastas lihtsalt, erinevad väeliigid, erinevad käsundisaajad. Auaste on aga auaste, mitte teravdatud vasturünnak, vaid külm fakt. Laurenil pinguldusid lõualihased. Ta mäletas hästi, kuidas nad kodus õdede-vendadena üles kasvasid. Tema sai auhinnad pingutuse eest, mina vaikselt autahvlisse kirja ja esimesed püsikulud oma esimesest tööst raamatupoes sain makstud ise selle tõttu, et 3/3 tööreisidest maksti ju kinni. 3 nädala pärast olid vanemad valmis Laurenile tema 16. sünnipäevaks auto ostule alla kirjutama. Õiglus, hüüatati siis. Kui mina läksin esimest korda välja sõdima, oli Lauren marus, et kogu pere pinge tõusis. Mu ema palus lühemat missiooni, nagu see kuskil nii mugavalt tellitav teenus oleks. Õhtusöögil püüdis Lauren taktikat muuta, see kõik kõlab muidugi imeliselt, lausis ta naeratades, ma lihtsalt ei teadnud, sa ei räägi kunagi, ütlesin mina. Sellele järgnes vaikus, mis levis laualt ja asetas süüdistuse mulle tagasi. Jason jälgis, isa hõõrus väsinult lauba, miks te pole meile midagi rääkinud, küsis ta. Sest iga kord, kui ma midagi mainisin, muutus sellest võrdlusmäng, vastasin. Kui ma sai kapteniks, pidi Laurenile korraldama suurema peo. Kui ma ostsin Fortme lähedale korteri, tahtis tema linnapilti loaga abi, kuigi ma tahtsin kõike seda välja öelda, vaikin. Millelgi ei paistnud tol hetkel tähtsust olevat, lõpetasin ma lühidalt. Lauren tõmbus toolile tagasi ja sosistas, nüüd ometi on tähtis, jällegi see sõna, üllatav, üksildane ja külm. Türgi hakkas laual jahtuma, aga keegi ei tundnud nälga. Jason neelas ikka veel, justkui otsides õiget hetke. Loodan, et ma ei tekitanud pinget, ütles ta ettevaatlikult. Sa ei tekitanud, kinnitasin mina. Lauren viskas mulle kiire pilgu, sa ei tekitanud, kordan minagi, liiga ruttu, justkui üritaksin temast mööda lipsata. Isa püüdis meeleolu lahjemaks paisata, tundub, et lauas on 2 kõrge auastmega ametnikku, Jason naeratas viisakalt, aga Lauren mitte. Ta oli eelnevalt loonud õhtu narratiivi, kus tema oli tuba säravaim tähed. Kui lugu muutus ilma tema loata, keeras ta pea minust eemale ja tõusis järsult püsti, vajan rohkem veini, tal ei olnud enam silmi minul. Nii see süsteem meil kodus toiminud oli, Lauren säras, mina hoidsin tasakaalu. Tema võttis ette, mina rahustasin maha. Kuid sel õhtul ma lihtsalt ei varjanud end. See murdis meie välditava mõõduvõttu. Kui Lauren hiljem tagasi tuli, oli ta taas rahulik ja küsis otse Jasonilt, kui kaua sa oled nüüd juba kübersõjaväes, ta pööras tempokalt selja ja ma teadsin, et saame lõpuks rääkida asjadest nii, nagu nad olid. Üle 6 aasta, kostis Jason rahulikult. Lumistumisest sai uus algus. Ta noogutas kergendustundega, justkui oleks taas kindlal pinnal. Ent iga paari minuti tagant põrkas tema pilk minu omaga, mõõtis, kaalus ümber. Tuba ei plahvatanud. Keegi ei hüpanud püsti ega karjunud. Ei olnud suurt stseeni, lihtsalt õhkkonna peen nihkumine. Esimest korda selles majas ei olnud ma enam vaikiv taustamüra, vaid ettearvamatu muutujana kõigi tähelepanu keskmes. Lauren tõi endale veiniklaasi juurde, tegi endiselt kõik nägu, nagu poleks midagi juhtunud, kuid tema käsi ümber pudeli värises nii, et pudel kõlin sääre vastas. Mina hingasin sügavalt sisse, keskendusin oma taldrikule ja lasin õhkkonnal uude rütmi rahuneda. Keegi ei küsinud, kas ma lähen tagasi kööki ja keegi ei kahetsenud oma sõnu. Jason asus vestlust taas tasakaalustama, tavatuid küsimusi pühademärkide, lemmikteenistuste kohtade ja jalgpalli kohta. Ta oskas seda, karjääriohvitserid õpivad, kuidas tuba tervikuna kokku hoida.
Isa köhis, sirutas õlgu ja küsis siis juhuslikult, peaaegu sumbunult, miks sa üldse just küberturvalisuse valisid. Kõlas nagu tavaline vestlusavamise lause, kuid tegelikult oli see esimene kord, kui ta tõsiselt uuris, kuidas ma just selleni jõudsin. Tegin testi, vastasin lühidalt. Sobis mulle, oli lühike versioon. Pikk versioon algas 18. eluaastast, astusin Rocki, sest tahtsin struktuuri, suunda ja midagi mõõdetavat. Kui Lauren oskas enda valgelt esile tõusta, siis mina olin terav probleemide lahendaja ja sõjaväel oli minu oskustele koht. Vanemad ei protestinud, nad lihtsalt ei tähistanud seda ka, sa võid alati meelt muuta, ütles ema allkirja juures, nagu oleks tegu semestriõppe välismaal. Kooli ajal käis Lauren eluga lainel, sotsiaalmeedia, peod, influencerite praktikapakkujad. Iga uue foto rippus kodukontol, iga sündmuse taga kommentaar. Mina läksin suveks edasijõudnute laagrisse, tulin tagasi 5+ ja isa ütles vaid, see on tore, küsides siis, kas Lauren vajab kolimisel abi. See ei olnud julm, aga järjekindel. Ametikraadiks määratud, saadeti mind Fort Gordonisse küberturvalisuse kursusele. Trenn oli raudne, pikad päevad, tehnilised harjutused, stsenaariumid nagu pärismaailmast. Kodus helistasin kord nädalas. Oled ohus? Ei. Kõik korras, hea. Aga Lauren jätkas 20-minutilist markipartnerite arutelu, ema naeris, isa küsis linke. Kui mind lähetati kaitsekurssi tagasi Muhammedi lahtevööndisse Kuveidi küberkaitsevõimena, olid tooniks eriti värvilised, isa mures regiooni pärast, ema argutas, äkki võiks järgmine kord midagi kodukandis paluda, Lauren kurtis, et pühad jäävad ka pädevaks. Ma ei vaielnud, tegin tööd, sest see logiselt tähendas midagi. Me ei tunginud uksi jalaga lahti, vaid kaitsesime süsteeme, mis hoidsid kogu operatsiooni rullumas. Vaikne kaitse, pealkirjadeta, aga hädavajalik. Tagasi tänupüha laua ääres noogutas ema veidi ettepoole ja küsis, kas see kõrge vastutus on stressirohke. See on vastutus, vastasin lihtsasti. Ta noogutas aeglaselt, justkui kõik oleks selge. Lauren keerutas veiniklaasi ja sukeldus äkilise teravusega, niisiis oled seda kogu aeg varjanud, vaatasin talle otsa. Ma ei ole midagi varjanud. Sa lihtsalt ei küsinud. Ja ma ei öelnudki oma auastet, Jason vaikis, jälgis pealt jälle see tasakaalustaja roll. Ma teadsin sõjaväeetiketist piisavalt, et mõista, kui kummaline see vestlus oli. Auaste pole lõbumäng, sai lange tänupühade õhtusöögil isetehtud mänguhoos palgasammud üle lugedes. Aga Laurenile olid tiitlid bränding, nii et see küsimus tuli tal huultele, millal üldse see juhtus. Miks sa augustis, kui edutamistulemused tulid, ei maininud seda? Vaid mina kirtsutasin. Ei tulnud jutuks. Kuidas ei tulnud? Ta rebis näkku. Aga ma olin õppinud andma minimaalseid vastuseid. Iga kord, kui olin püüdnud suguvõsa uhkeldama panna, keeras fookus ümber ja mitte nende jaoks. Kui ma saingi majori auastme, õnnitles ema mind, siis küsis kohe, kas nüüd saad Laurent aidata kaitseloomisega seotud kontaktide võrgustikus. Kui ma enne Fortme kõrval ostetavat korterit välja kemplesin, naljatas isa, et vähemalt üks tütardest hakkab lõpuks regulaarselt palka nägema. Et mu sõjaväepalk oli seni olnud üks suur müstika. Nüüd, kui see uuest auastmest päriselt rääkima hakkasin, tõusis õhkkond. Viimaks murdis vaikusärgija hääl, kellel polnud varasemalt kombeks sekkuda. Edutuskomisjonid pole mingi tavaline vormistus, teatas isa ja Lauren viskas talle terava pilgu. Valimisprotsendid on madalad, täpsustas ta. Ta ei kiitnud, lihtsalt seadis fakti. Laureni klaas kolksatas vastu taldrikut. Okei. Palju õnne. See ilmselgelt temas kandis nüüd raskemat kaalu kui ükski palk. Ema silmitses niiskena laudlina serva ja rääkis tundega, tahame lihtsalt aru saada, millega sina täpselt tegeled. Selles ütles nägus lausungis peitus aga pigem mugavus kui ehe huvi. See huvi suundus alati Laurenile. Kui tema ülikooli suunda vahetas, uuriti tundeid. Kui ta pärast 3 kuud tööd lahkus, arutati tema potentsiaali. Kui ta uue mehega kohtama hakkas, nõuti taustakontrolli ja tulevikuplaane. Minu edutamiste, ükskõik kui suurtükki need ka ei olnud, võeti vastu lühikeste fraasidega, kas see on hea? Jah. Okei. Nüüd lauas vaatas Lauren mind, nagu uuriks ta salaplaani. Mis edasi juhtub? Liigun edasi, vastasin lakooniliselt.
Kasvamine kõlas tema maailmas nagu ärikorpuse kontoriroop, ülimalt sirgjooneline. Isa noogutas. Vestlus suundus taas õrnemate vette poole, jalgpalli tulemused, puuviljakook, reisiplaanid, aga õhkkond ei taastunud. Selles toas nihkus jõudude tasakaal. Kunagi tutvustas Lauren külalisi oma laiendatud maailmas, aga nüüd oli lauda toodud mu põnev edusamm, ta tõi sisse variandi, mida ta ei kontrollinud ja see tekitas temas ebamugavust. Kui taldrikud ära korjati, libises ema mööda ja sosistas, me ei tahtnud, et tunneksid end väikseks. Ma vaatasin teda külmalt. Tegelikult te isegi ei uskunud, et ma tunnen midagi, vastasin. Elutoast kajas Laureni elevil ja veidi range hääl, kui ta püüdis taas õhku oma kohtsumisede aega tõmmata, et kõik saaks jälle mugavalt tema loo keskmesse naasta. Istusin laua taga veel hetke, käed lõdvalt ühel põlvel, püüdes kuulda mitte niivõrd sõnu kui tooni taga peituvat alatooni. Aastaid olin ma seltskonnas lihtsalt rolli täitnud, mis mulle määratud oli. Täna õhtul ei olnud mul aga enam vaja ennast kohandada, ma olin lihtsalt kohal, seal, kus mul alati õigus olnud. Elutoast kajas Laureni naer, liiga hele ja jõuline, nagu püüaks ta meeleolu jõuga ümber tõmbada. Läksin lõpuks aga ikkagi laua juurde maha, ema korjas vaikides taldrikuid kokku. Keegi ei käskinud mul lahkuda, see ainus pisike erinevus tundus võimatu suur. Mõne minuti pärast astus Jason köögiukse vahele, mitte dramaatiliselt, vaid lihtsalt kohal olles. Loodan, et ma ei astunud kuskile keerulisse situatsiooni, kõlas tema vaikne hüüe. Ei astunud, vastasin lühidalt. Sa küsisid ju tavalise küsimuse, ta noogutas ja lisas vaiksel häälel, ma ei teadnud, et sa oled küberkaitsebrigaadis. Enamik seda ei tea, see oligi ju mõte, ütlesin ma, ta toetas kergelt küünarnuki leti äärsele, meenutades sõbralikult, Arlingtonis pidusitlusel olid sa hea, otsekohene, ilma suurte žestideta. Ma hindan seda professionaalsust, ta naeratas peenelt, pöördus siis tagasi elutuppa. Laureni sammud kippusid talle kannule, kui ta kööki astus, õlad pinges. Mis asi see oligi, küsis ta. Vestlus, vastasin ma, tema alumine lõualuu tõmbus pingule. Sa oleksid ju saanud mind varem parandada, purises ta. Vaatasin talle silma. Sa ütlesid talle, et ma olen reamees. Mis tähendab, et sa ei küsinud, kõlasin ma rahulikult. Ta tõmbas terava õhuhuulet. Sa teadsid täpselt, mida ma mõtlesin, jah, ta mõtles seltskonnasüsteemile ja silmapaistvusele, mis mul sõdurina jala ukse vahel püsida lasi. Miks see ometi oluline on, küsisin ma, sest see on imelik, sahistas ta madalal häälel. Ta on karjääriohvitser. Ma ei tahtnud, et ta arvaks, et ma esitan midagi valesti, sa esitasid, kostsin ma, ta tardus. Ma ei valetanud, sahises ta kiiresti. Sa lihtsalt ei selgitanud, vastasin ma tasakesi. See oli tõsi, selgitamine poleks mind edasi aidanud, kui teistel puudus huvi täpsuse vastu. Just siis astus kööki isa, tabades tavatult õhus rippuva pinget. Kas kõik on korras, lõbusalt, vastas Lauren kohe valmis selingumeindiga. Isa vaatas mind ja raputas pead. Me ei teadnud, et sa oled nii kõrgel astmel, te ei küsinud, kordasin ma, ta silitas kuklajuurt, pirakastades, võimalik, et oleksite võinud öelda, kuuldes neid sõnu, tundus asi teisiti, võimalik, et oleksite võinud öelda, et meenutas hoopis süütundet, mitte neutraliseerimist. Ma mõtlesin hetkeks tagasi, kui ma kapteniks sain, helistasin koju ja ema õnnitles mind, küsides kohe, kas kavatsed peagi armeest lahkuda, kui ma majoriks tõusin, naljatas isa, et lõpuks olen ikka millelegi kindlaks jäänud. Kui ma siirdusin Fort Meele küberjuhtimisüksusse, küsis Lauren, kas tähendab, et hakkad Wi-Fi asjadega tegelema. Aja jooksul said kõik need värskendused liigselt korduvaks. Arvasin, et tiitel ei muuda midagi, mida ma ütlen. Lauren ristis käed rinnale ja sosistas, täna õhtul muutus see. See ongi tõeline probleem, see oli see hetk, mil mu staatuse teadlikkus ümber kirjutas tema enda loo. Elutoast kuulus Jasonsi rahulik, mõõdetud hääl, vastates ema küsimusele logistika hangetsüklite kohta. Lauren sirutas õlad ja pomises, kas me ei võiks sellest suure asja teha. Suur asi, korrutasin ma imestunult. Jah, nagu mõni dramaatiline pööre, mina igatahes ei näe siin muudatust, vastasin ma, minu jaoks polnud midagi muutunud, mu auaste jäi samaks. Mu ilmoodi oli muutunud ainult see, et nüüd nad teadsid sellest. Lauren kallistus mu poole nii lähedale, et peaaegu põrkasime vastu kraanikaussi. Sa panid mind tunduma, nagu ma ei tunneks omaenda õde, ütles ta teravalt.
Aga sa ei tunne, vastasin enne, kui sõnad pehmemaks muutsin. Tema silmad sähisid. Seisime kitsas ruumis kraanikausi ja tööpinna vahel, aastate jooksul kogunenud pisidiskussioonid meie vahel vaikselt difuusset vaenulikkust õhku kaldumas. Ta oli alati arvanud, et tunneb minu elu põhijooni: sõjavägi, tehnika, korrapärasus, etteaimatavus. Spetsiifilisus polnud tema teema. Siis astus Jason sisse, nagu tabades õhku jahedamaks muutumas. Kõik korras. Küsis ta ning Lauren naeratas koheselt tagasi, valgesse naeratusse peidetud külmusega. Ema järgnes temast vaid sammu kaugusel, kook on varsti valmis. Koos asusime ümber laua, istekohti keegi ette ei kirjutanud. Võtsin selle sama tooli, kus varem istunud olin, tema istus minuga vastamisi, mitte enam Jasoni kõrval. Isa valas mulle kohvi ja küsis justkui mööda minnes, kuidas sul siis see edutamine täpsemalt käib. Rääkisin lühidalt, valikukomisjon vaatab dokumente, hindab teenistusaruandeid, juhtimisaega, haridust. Konkurentsitihe. Kui suur tõenäosus sel aastal on? Uuris ema. Sõltub aastast, täpsustas Jason. Ei tule lihtsalt nii, et saad ühekoheselt. Laureni kohvikruus keerles tema käes üleolulise pilguga. Noh, muljetavaldav, kõlas see harjumuspäraselt õhustunud toonilt. Vaatasin püüdliku vaikuse hetke, ükskõiksus oli vaibunud, ruumis viibis uuendatud alge. Isa lasi laualõua veidi alla. Ilmselt polnud meil aimu, kuidas auastmed päriselt toimivad. Pole hullu, ütlesin. Asi ei olnud teadmatuses, vaid uudishimu puudumises. Lauren kallutas pea veidi ettepoole, rannet toetades. Kas sa saad oma kohti või siirdumisi kuidagi mõjutada, küsis ta tasakesi, nagu avastaks uus tunne. Ei, vastasin rahulikult. Jasoni silmanurgad tõmbusid veidi pingule, kuigi ta väljaspidiselt vaikis. Lauren heitis õlgu. Lihtsalt uurin. Mõistan, kostis isa. Laureni hääl muutus sõbralikumaks. Ma ei oleks arvanud, et sinu auaste läheb tema omast ette. Auaste ei ole isiklik, lausus Jason ja lõi teemasse neutraalse joone. Laureni kerge naeratus kõlas pingul. Ta ei tahtnud süveneda. Koogiviilud levisid taldrikutele, vestlused läksid kergematele teemadele. Iga paari minuti tagant keegi aga naases minu teenistuse juurde, nagu uurides territooriumi, mille olemasolust varem teadlikud polnud. Vastasin lihtsalt ja ausalt, ilma ülepingutuseta. Keegi ei maininud kööki ega tunnistanud, et tund tagasi istusin seal üksinda paberitaldrikuga. Kuid see hetk hõljus siiski õhus. Nüüd vaatas Lauren mind hoopis teisiti, mitte imetluse, vaid kalkulatsiooni pilguga. Esimest korda selles majas ei kohandunud ma tema jaoks. Iga sõna, iga pilk jäi minu endi pärusmaaks. Nõud helisesid vaikselt, kui mu ema kandis need kraanikaussi ja hetkeks täitis kogu maja vaid jooksva veekohin ning elutoas kajav madal jutuprääks. Mina tõusin püsti ja hakkasin taldrikuid kuhjama, sinna vahele märkamatult endast tagasi pöördudes, vana harjumus. Kui toas on pinget, lülitun ma logistikalainetele. Minut hiljem ilmus kööki ka Lauren, kontsakingad krõbisesid keraamilisel põrandal. Kas me saame rääkida? Küsis ta pilku mujale pööramata. Me juba räägime, vastasin ma rahuliku häälega ja jätkasin nõudes takkimist. Ta tõstis käed rinna ette. Sa ei pidanud punktigi tegema. Ma ei teinud, vastasin ma, sa tead, mis juhtub, kui ta teada saab. Ma ei arvanud, et see teda huvitab. Ta laskis õhku kerge ohkega välja. See polnud põhiküsimus. Loomulikult mitte. Öö oli kujunenud rangest hierarhiast, tema poissõber vana sõjaväeohvitserina, kõigi silmad tema kohalolekul, igaüks temast rangelt allpool. Nii muutus saatuslikuks see hetk, millal minu ametikõrgendus ilmsiks tuli. Sa oleksid võinud mulle öelda, kordas ta. Olen nõus, ütlesin ma ja ta tõmbus hetkeks imestunult kokku. Aga miski poleks muutunud, lisasin. Muudaks vaid seda, kuidas ma seda tutvustan. Täpselt, sõnas ta. Ukse avas ilmus taas isa, nagu ta oleks kogu õhtu valvepostil seismas käinud, ilmudes iga kord, kui õhk kitsenes. Issand, ütles ta lahkelt, see pole võistlus. Ta pöördus mu poole. Sa oleksid pidanud ütlema, et sind on ameti kõrgendatud. Ma ei arvanud, et see sinu jaoks oluline on see.
Ta jäi korraks vait ja see hetkeline kõhklus rääkis rohkem kui iga seletus. Elutoast kostus Jasoni hääl, kirjeldades rahulikult logistika moderniseerimise plaane oma praegusel okupatsioonikohal. Mu ema vastas sama imetlusrikkalt, nagu oleks Lauren just astunud ülimasse rühma. 20 aasta jooksul on palju juhtunud, sõnas ta soojalt. Mäletan, kuidas ka mina kord ema käest küsisin, kas olen kindel, et tahaksin lepingut pikendada. Ta vaatas mulle silma ja küsis, kas ma tõesti tahan jääda. Lauren silutas endale käevõru ja langetas häält, kas sa üldse mõistad, kuidas see välja näeb? Vaadates talle tõrelt otsa, ütlesin, näeb välja nagu 2 ohvitseri õhtusöögil. Näib, et ma isegi ei teadnud, millega mu enda õde tegeleb. Ta kõhkles, rebis pingerea ja ütles vait, sa ei tee end kunagi nähtavaks. See koht tabas hästi. Maine ja väärtus ei käi käsikäes, vastasin tasa. Ma ei ole bränd, lisasin. Ta hingas läbi nina. Sa ei saa aru. Toetas end vastu tööpinda. Jason on vaeva näinud oma karjääri nimel. Ma ei tahtnud, et ta end väiksemana tunneks. Lasksin sellel hetkel õhku vaikida. Kas sa arvad, et ta tunneb? Küsisin ma, tema ei vastanud. Sest ei tundnudki. Jason reageeris nagu professionaal, ilma egota, ilma ebakindluseta, kuulis ära uue info ja liikus edasi. Ebakindlus oli tema käes, mitte tema. Elutoast kostus isa kutsung, Rachel, tule istu. Toon oli muutunud, ei käskiv, ei põluv, lihtsalt neutraalne. Naeratasin vaikselt, astusin tagasi ja võtsin oma koha laua ääres. Sellega oli kõnekoht suletud ja õhtusöögilõhn täitis taas kogu ruumi. Jason istus laua ääres ja selgitas kannatlikult, kuidas operatiivjuhtimine erineb staabiteenistusest. Isa kuulas teda tähelepanelikumalt kui kunagi varem, noogutades täpselt nii palju, et kõnekaalu saaks tunda. Lauren libises tooli taha mu kõrval ja küsis otsekoheselt, kui kaua te omavahel samal ajal teeninud olete. Erinevatel radadel, vastas Jason rahulikult. Ema heitis mulle kiire pilgu üle laua. Kas küberturvalisuse väed pannakse sageli ülesannetesse, küsis ta. Ma noogutasin, jah, 2 korda olen üles lastud, ema silmad laienesid. Sa pole seda kunagi maininud, Lauren lisaülesannet ei lasknud oodata, ta ei armasta selliseid lugusid külalisõhtusöökidel jutustada, tõsi küll, ma ei räägi oma missioonidest grammigi enam kui tarvis, aga küsimused olid jäänud pinnapealseks. Jason pööras tähelepanu minu poole. Kuhu sa deploysid, küsis ta ning see oli lihtne, otsekohene küsimus. Kuveiti, vastasin. Küberkaitse tugiteenistus, ta noogutas äratundvalt. Taristukaitse, ta ei küsinud enam midagi, sest ta lihtsalt mõistis, ei püüdnud mu sõnu ümber sõnastada ega neis žestides lugusid otsida. Isa kaldus toolil tagasi. Tundub, et me alahindasime sind, ütles ta häälega, kus peegeldus üllatussäde. See olevat pidanud olema kiitus, ent mina vaid irvitasin vait. Te ei hinnanud mind üldse, korraks kostus mu vaikne tõdemus. Õhuruum muutus raskemaks. Lauren jalg koperdas all laua all, kui ta järgmise küsimuse ette võttis, mis nüüd sinu karjääris edasi saab, puudusin planeerimismustritest rääkides, teen edasi oma tööd, Lauren irvitas väheke ja ütles, armees ongi planeerimine osa ametist. Mu ema kokku pandud salvrätiku kõrval laual lamas vait. Kas jääd pikemaajaliselt, otsustas ema asja kokku võtta. Jah, kostsin ma seepeale, uuris Lauren veelgi, silmad kirglikult uurivad, võiksidki kunagi saada koloneliks, võib-olla olenedes. Ta ei naeratanud. Tema edusammud olid alati mõõdetud jälgijate arvus, pealkirjades ja koostöödes, mis kõlasid hästi tema biograafias. Minu mõõdupuuks olid hinnangud, juhtimine, vastutus ja valikukomisjonide otsused. Sel õhtul polnud keegi meist kellegi poole pilku tõstnud. Magustoidu ajal ei olnud vaja muitaemast midagi öelda, ent kõik tundus teisiti, teema hõljus õhus, vormides õhkkonda. Kui hiljem Jason püsti tõusis, ulatas ta mulle kätt, hea oli taas kohtuda, proua, mu vendlakiri pillus tühja lakoonilisust, kui naeratasin ja ütlesin, ole tubli, major. Ta vaatas mind professionaalse tunnustushetke jagamiseks veel sekundikese ning pöördus siis minu vanemate poole tänamaks õhtusöögi eest. Kui esiuks klõpsuga kinni vajus, tundus maja korraga kitsam, ilma Jasoni kindla kohalolekuta. Lauren jäi akna taha seisma kauemaks, jälgides tema auto aeglast lahkumist, justkui püüdes viimaks lahendada, mis ei lasku loetuks võtta.
Isa ja ema seisid koridoris, keda kõnetada võiks, kuni ema murranguliselt vaikuse purustas. No see tuli küll ootamatult. Lauren pöördus plahvatuslikult, te ei teadnudki, isa silmad kitsenesid. Me teadsime, et ta Zyperis töötab, ütles ta rahulikult. Ent õhtu tõi päevavalgele enam kui lihtsalt väljaõppemarsruudi, siin majas oli nüüdsest õhus midagi uut, lugupidamine, mida mina ei küsinud ja nemad alguses ei pakkunud. Osa 11.20 ST. See ei ole sama asi, käratas Lauren, kui liikus mööda tuba. Mina viibisin toidulauas, ladudes kohvikusse tasse üksteise peale. Keegi ei olnud mulle koristamise ülesannet andnud, kuid ma eelistasin liikumist saama vaadata. Lauren tuli lähemale. Sa lasid mul kogu öö rääkida, arvates, et sa oled sõjaväes. Ma ei lasknud sul, sina otsustasid, vastasin rahulikult. Sa oleksid võinud enne tema saabumist mind parandada. Sina ei küsinud, lausus ta, pettunud tooni üle. Korduvus polnud strateegiline, see oli lihtsalt järjepidev. Mu isa hõõrus oma templesid, tema mure oli silmatorkav. Miks sa ei öelnud meile midagi nii suurt? Sest iga kord, kui ma midagi räägin, muutub see millekski muuks. See peatus mu suust raskemalt, kui ma olin mõelnud. Mu ema nägi siiralt haiget saanud välja. Me oleme su perekond. Jah. See sõna rippus meie vahele nagu pilv. Lauren raputas pead. See paneb mind rumalana tundma. See ei olnud mu eesmärk, aga just nii see läks. Tõusin toolilt ja vaatasin teda. Jason ei tundunud sealjuures piinlikkust tundvat. Lauren ei vastanud, sest tema ei olnud piinlikkust tundnud. Ta ei olnud ehmunud, kui ta sai aru, milline on astmevahe. Ta ei olnud ülekohtune, ei teinud sellest suurt numbrit, vaid kohandunud olukorraga. Ebamugavustunne ei tulnud temast, vaid temast. Mu isa sirutas ennast veidi. Aste kõrvale jättes, oleme sinu üle uhked. Ajastus oli peaaegu muljetavaldav. Kohtusin isaga silmsidet. Sa ei olnud veel tund aega tagasi. See pole õiglane, ütles mu ema kiiresti. Mis on muutunud? Ruum jäi vaikseks. Lauren kõndis ühtlaselt vaibal. Kas sa arvad, et see on uhkusest? See on austusest. Kellelt, küsisin ma härralt, vastas Lauren. Jason austab Astet, ütlesin. See on osa tema tööst. Sina oled temast kõrgemas ametis, vastas ta nagu süüdistus. Jah. See sõna tuli välja stabiilselt, ilma äärmuseta. Lauren vaatas mu vanemate poole. Näete, tal ei ole see isegi oluline. Peaaegu naerma ajas mind tema arusaamine. 12 aastat mundris õpetavad, kuidas enda häält kontrollida. See ei kustuta aga teadlikkust. Ma hoolisin oma tööst. Hoolisin oma meeskondadest. Hoolisin, et asi oleks õigesti tehtud. Ja ma ei hoolinud ranki demonstreerimisest pühiajal. Mu ema vajus ühele söögitoa toolidest. Me ei saanud aru, et sa oled nii kõrge ametiga. Ma tean, et sa ei kanna oma uniformi meie ümber. Ma ei kanna seda pühade ajal, vastasin. Lauren ristis käed. Sa ei räägi sellest ka, sest kui ma seda teen, muudad teema. Tuba jäi jälle vaikus. Mu isa puhus aeglaselt välja. Võib-olla meil polnud aimugi, kui tõsine su karjäär on. Tõsine. Nagu see oleks olnud hobiks kuni tänaseni, vastasin. See on armee, see on alati tõsine. Lauren hääletoon teravdus. Sa oleksid võinud vähemalt mulle eelnevalt märku anda, et ma saaksin seda teistmoodi raamida. See oli tõepoolest see. Kontroll. Tal ei olnud probleemi astmega, vaid sellega, et see ei juhtunud kommenteerimata. Mu ema vaatas meie vahelt otsides tasakaalu. Me püüdsime lihtsalt head muljet jätta. Kuidas sa võid jätta mulje, et ma olen köögis, küsisin. See lause lipsas mu suust välja enne, kui suutsin mõelda. Mu isa ilme muutus. See polnud see, mida me mõtlesime. Just nii see juhtus, vastas Lauren silmi pööritades. See ei olnud eksil, ütles ta. See ei olnud ka kaasamine. See tabas rohkem kui miski muu sellel õhtul. Olin kaua aktsepteerinud väikseid kärpeid, kui pelgalt logistikat, ajastust või mugavust, istusin, ära maini seda, lase tal see saada. Kuid täna õhtul ma ei olnud nõus lihtsalt haihtuma. Ma jäin seisma samasse kohta, kus olin juba olnud.
Lauren astus koridori suunas, siis pöördus uuesti minu poole. Jason arvab, et ma valetasin, sosistas ta. Tegelikult tegidki, vastasin rahulikult, kuid heatahtlikult. Ta vaatas mind jahmunult. Sa räägid alati nii rahulikult, kontrollitult. See sobib sulle. Õhust kerkis lühike, ärritunud naeratus. Sa ei saa aru. Kõik pidanuks olema lihtne. Oli ju, ütlesin ma, aga tema raputas pead. Ei olnud. Mu ema ärkas unest ja tõusis tasakesi püsti. Ärme keerutagem sellest suurt draamat, hüüatas ta, nagu oleks tema esimene instinkt alati olnud hoiduda igasugustest tülidest ja lihtsalt edasi liikuda. Ent midagi oli juba nihkunud. Mu isa pilk naasis minu peale. Kas tööl kutsutakse sind prouaks? Jah, olin vastus. Selles ei olnud iiveldust ega kõrgust, lihtsalt tegelikkus. Lauren neelatas, tema pilk sekundeeris. Jason kutsus sind nii. Jah, kinnitasin ja vaikusesse laskus hoopis uus raskus, mitte šokk ega segadus, vaid ümbermõõtmine. Lauren oli toonud oma poissõbra sellesse majja kõrgema auastmega külalisena ning selle hierarhia toel tundis ta end tugevana. Nüüd aga oli see struktuur pea peale pööratud ja ta ei olnud selle pöördumise autor. Mu isa köhatas vaoshoitult. Me ei tahtnud sind alavääristada. Ma teadsin, et tal polnud pahatahtlikkus silmas. Nad ei soovinud, aga tulemuseks oli ikkagi surve. Lauren haaras mobiili kohvilaualt ja pilgu ekraanile lootes, et Jason on tülli sattunud või ärritunud. Tema kulmud leebusid veidi. Tundus, et teda see ei häirinud, sosistas ta. Ei häirinud, kinnitasin ma, ta noogutas aeglaselt ja sügavalt. Majas vajus õhkkord kuigi pingelisest pigem mõõdukasse vaikusesse. Kogu õhtu jooksul ei öelnud mulle keegi, kuhu seista, kuhu istuda ega mida mitte öelda. Keegi ei püüdnud mind toast välja viia, imetles ta hääletult. Tema telefon vibreeris ja ta kadus koridori vastama. Ilma nime mainimata. Me kõik saime aru, keda ta helistas. Mu ema alustas laua pühkimist, kuigi see oli juba puhas, ja isa jäi ukse juurde ootama juhiseid, mis ei tulnud. Ma haarasin mantli toolilt. Sa lähed, küsis mu ema. Jah, on alles vara. Pean sõitma, see osa oli tõsi, Fortme pole siin ümber nurga. Lauren hääles kajas koridori tagant vaikne pingetus. Seekord ei naernud ta, ei säranud, tema toon oli mõõdetud. Isa vaatas mind veel tolmukõlava silmaga, sa ei ole pahane, eks? Mõtlesin hetkegi ja vastasin siis, ei, pahameel eeldaks ootamatust. Ta rahunes ja ütles pehmemalt, sa pead aru saama, et Lauren on tundlik võrdluste suhtes. Ma lasin sellel lausel õhku ripneda. Ma ei võrdle kedagi, kostsin. Öö oli lihtsalt seatud võrreldavuse tingimustes, mitte mina. Lauren astus ümber nurga tagasi elutuppa, telefon käes. Tema näoilme oli jõudnud neutraalsesse olekusse, ent nähtavalt õhemaks kulunud kui enne. Laureni äkiline sissejuhatus murdis mu mõtte, ta sõnas kiiresti, justkui tahaks sõnumit kirja panna. Aga ma ei osanud seda oodata. Ütles ta veel midagi, päris mu ema. Ainult, palju õnne. Lauren viskas mulle pilgu. No tore ju, kostis isa. Lauren noogutas ja pööras end mulle. Aga sa lasid mul tunduda teadmatuses. Ma ei pannud sind avalikult paika, ütlesin, ta tundis mind iseseisvalt ära. Aga sa ei sekkunud, ta rõhutas fraasi, ei sekkunud. Ajasin täiesti rahulikult jope selga. Mis oleksid eelistanud? Et ma oleksin enne hoiatada saanud. Oleksid võinud küsida. Laurenil tõmbus lõug pingule. Sa ei saa aru. Kuumõtlen küll. Ütlen su sõnu tagasi, sa tead, et näitasin teda kui kõrgemat astet. Tõesti, ta kobas silmi. Ta tõepoolest on kõrgem aste. Nii ka mina, ta lisas seda peegeldusest ilma uhkuseta, ainult sümmeetria huvides. Lauren vaatas vanemaid kinnitust otsides, ema jäi hetke vait. See üllatas meid lihtsalt, tunnistas mu ema lõpuks. Seda ma mõistan, ütlesin. Isa tegi selja taga kerge kõhituse. Võib-olla oleks pidanud enne õhtusööki asta korda arutama. Võib-olla, vastasin. See oligi mu panus vastutusest jagamisse. Lauren hingas teravalt välja. Asi pole siiski astmes. Milles siis, küsisin.
Ta vaikis, peidus olid sõnad, austus, nähtavus, kontroll, minu suhe. Kuidas ma seda ohustasin? Sa ei ohustanud, sa vaid segasid segast. See pani mind muigama, meie peres tähendas segamat, eelkõige etteaimamatut. Mina ei rääkinud oma astmest, tuletasin talle meelde. Aga sa ei sättinud seda ka tagaplaanile, ütles ta ausalt. Ma olen püüdnud oma astet aastaid vaigistada, lihtsustada, muuta selle turvaliseks. Aga täna ma ütlesin otse välja. Ta risti jälle käed rinnal. Sa alati rahunemise tee võtad, nagu oleksid millegi kohal. Ma ei ole millegi kohal, vastasin. Nii see kuidagi mõjub, see kõlas tõehetkena, mitte kadedus, vaid ebamugavus hierarhia valeoletuse pärast. Isa sekkus, siin majas pole keegi kellegi kohal, teoorias ilus, aga vaikiv hierarhia oli meil püsima jäänud aastaid, Lauren sai tähelepanu, mina sõltumatuse, tema sai kinnitus, mina iseseisvuse. Ema astus ligi. Kas me ei võiks lasta sellel tänupüha ära rikkumata? Mulle ei rikkunud, vastasin. Lauren pigistas huuli. Küll aga sulle. Tema telefon sähvis. Ta piilus ekraani ja lahkus, et helistajaga rääkida. Isa vaikis ja sosistas siis, me tegelikult oleme sinu üle uhked. Tänan, ütlesin ja ta noogutas rahulolevalt. Me lihtsalt ei saanud hästi aru. Arusaamine nõuab küsimist, ütlesin. Seekord ei tulnud kaitset. Minut hiljem tuli Lauren tagasi, õlad sirged. Ta tahab sinu üksusest rohkem kuulda. Seda ma ei saa jagada, vastasin. Ta ei küsi salajast teavet, irvitas ta. Sa ei pea kõike kinni hoidma. Sa vaid filtreerid. Ta vaatas mind pikalt. Ta ütles, et su briefing muutis, kuidas tema juhtkond suhtus nõuete täitmisse. See on ju tore, tõdesin. Just, ta sirutas õlgade ette. Sellega piisas. Lauren vaatas mind suu kinni, justkui otsiks mingit nõrka kohta, mida survestada. Sul on midagi mugavat, sosistas ta lõpuks. Kuidas nii, küsisin ma rahulikult. Sa ei reageeri, lausus ta madalalt. Ma vaatasin talle otsa. Reageerin küll, vastasin, aga ma ei mängi teatrilavastust. Tema pilk jahmunud kohinal muutus veel ebamugavamaks, kui viha oleks suutnud. Mu ema tõstis käe, osutades kellale. Hämar juba, nentis ta. Tegelikult polnud õhtu veel kaugele õhtusse veninud, aga meie vestlus kõlas koduõhku pikalt ja kaalunult. Haarasin autovõtmete jupi. Kuigi Lauren astus mu teele, ei blokeerinud ta mind sootuks, vaid seisis lihtsalt liiga lähedal, et saaksin vabadalt liikuda. Kavatsetad sellest kellelegi rääkida, küsis ta. Millest, vastasin uudishimulikult. Et sa oled temast kõrgema auastmega. Ma ei jaga sinu privaatseid jutte edasi, ütlesin ma rahulikult. Tema õlad lõdvestusid napilt. Täiesti kena, vastas ta, teades, kui kiiresti sõnad ringi liiguvad. Mu isa uuris mu nägu, kui ma ukseni sammusin. Sõida ettevaatlikult, ütles ta. Tulen ilusti, lubasin ma, mu ema embas mind korraks tugevamini kui varem. Lauren jäi koridori äärde, telefon endiselt käes. Kui välisuks sulgus, tundus õhk värskem, teravam kui sisenedes ja majasoojad tuled paistsid tagant kui kustumatu tunnistus sellest, et miski oli muutunud. Mitte karjumise või plahvatusega, aga niivõrd, et keegi meist enam päris samas kohas ei seisnud. Ma olin juba maanteel, kui telefon ekraanile süttis, Lauren. Lasin kõne heliseda ära. Sekundi pärast saabus sõnum, ta ei pahandanud. Ta lihtsalt ei taha enam pealt üllatusi saada. Jätkasin sõitu. Peagi ilmus uus kiri, sa oleksid võinud mulle öelda, Rachel. Ma ei vastanud. Ohio piiriületus vallutas mind omase rahuga. Olin selle tee läbi sõitnud 1000 ja tulutult, pühadelt koju, väljaasemistelt, üllatavatelt nädalavahetustelt. Tagasiteel tundus distants alati pikem. Enne Pennsylvania teed helises telefon taas. Seekord isa. Lasin sellelgi heliseda vaikselt mööda. Hommikutervitused ootasid mind juba kodus. Esiteks ema, me oleme mõelnud. Ehk peaksime rahulikult rääkimise kokku leppima. Siis Lauren, Jason uuris su positsiooni kohta. Selle sõnumi järel peatusin hetkeks, mitte üllatusest, vaid uudishimust, milline toon selle lause taga kõlas. Uurinud ja kavaldav. Mõne tunni pärast oma Fortme lähistele kolitud korteris helises Lauren uuesti.
Seekord vastasin. Tere! Ta kõlas helgemalt kui öösel. Niisiis Jasonil pole sinu auastmest mingi hirmu, müristas ta kiiresti. Ta austab seda. Ta mainis, et su kokkulepete uuendus aitas temal ühte protsessi efektiivsemaks muutma. Hästi, kostsin ma ja ootasin. Ja ta on huvitatud oma vägedes küberlogistika sügavamast integratsioonist. Seal see oli küsimus. Ta tahtis teada, kas sul on mõnes nõuandekogus kohta või sa saad mõjutada töögruppide koosseise. Ei, vastasin ma ja see oli kindel eitav ei. Lauren hüppas vastu, ma ei küsi sind reegleid murdma. Ma ütlen lihtsalt, kui sa teaksid kedagi õiges paigas, nii see ei käi, katkestasin ma, sa oled kõrgemal ametikohal, ma tean, jätkas ta kohe, sul on tutvusi. Tõesti, naeratasin südames, aga ma ei kasuta neid pere heaks. Tema sissehingamine kostus torult. Ma ei küsi tõusu, sosistas ta. Ja nii jäi sõna vahele, selgesõnaline palve, mis pidi jääma kuuldumatuks. Õhkkond pingestus samaaegselt, kui ta vaikima jäi. Istusime vastastikku, laud meie vahel kui nähtamatu piir. See ei loe, sosistas ta lõpuks. Igaüks võrgustub. Aga vormiriietuses kehtivad reeglid. Ta võttis hinge, silmad veidi eemal olevad. Mõne hetke möödudes lisas ta vaikselt, Jason arvab sinus kõrgelt. Tehniliselt on see professionaalne austus, vastasin ma, ta noogutas, suunurkades varjatud kahtlus. Arvad, et sellest kasu võib olla? Ei nii, ütlesin tõsiselt. Külm vaikuse hetk. Ta venitas huuled, eile õhtust võlgneksid mulle veidi sujuvust. Selles lühikeses lauses peitus ootamatu pööre, uudishimust kohustuse poole. Mida see tähendab? Küsisin ma, sa pistsid mind ootamatult valdkonda, millest ei teadnud, vastas ta. Mitte nii, protestisin. Sa tead. Ma lihtsalt ei teadnud, et tutvustad mind reamehena. Ta ohkas, väsimus ja frustratsioon segunesid. Olgu. Aga see on möödanik. Nüüd püüame välja selgitada, mida see kõik tähendab. Mille jaoks? Küsisin uudishimulikult. Meile kõlas lühike sõna, mis täitis toa raskusega, meil perekond, maine, võimalused. Minu töö jääb ikka tööks, kinnitasin. Jason tahab oma vastutust laiendada. Küberintegreerimine on tulevik, lausus ta lootusrikkalt. Ma tean, ütlesin ma, aga mida sa soovid? Ta pealkas pilgu alla, hääl muutus vaiksemaks, kui sa temasuguseid juhendaksid, näeks see hea välja. Tema ei vaja juhendajat, vastasin. See polegi point, ütles ta peaaegu sosinal. Toetus näitab, et ma ei ole oma perekonnast võõrdunud. See ei ole minu ülesanne, raputasin pead. On küll, vastas ta kindlalt. Sa tõmbad alati jooni. Tõepoolest, tunnistasin. Perekond ei tõmba jooni, ütles ta teravalt. Terved jooned ikka, parandasin ma rahulikult. Ta ahmis õhku, väsinud hääles, sa ei tutvustagi teda kellelegi. Sotsiaalsetel üritustel võin tutvustada, pakkusin. Aga ma ei sekku ametialastesse määrangutesse. See kõlab liiga jäigalt, ohkas ta. See ongi reegel, vastasin. Veel üks kõiguv paus. Ta lõi pilgu põrandale ja vaikuses kõlas lõpuks fraas, ma arvasin, et tahaksid aidata. Tahan, ütlesin ma rahulikult. Aga mitte piiride ületamisega. Me vaikisime. Ta tõstis pilgu ja sõnas, ta ütles, et sind hinnatakse. Ma olen hinnatud, noogutasin. Ja kasuta seda. Kasutan juba, vastasin. Aga milleks see kasu on, kui ei muuda midagi? Küsis ta vaikse kindlusega. Tööks, ütlesin lõpuks ja sirutasin keha ees korraks toolil. Minu kohustus on oma vastutusega kooskõlas olla. Ta sulges hetkel pilgu, aktsepteerides sisimas, et vahel tuleb lasta organisatsioonil ja reeglistikul teha oma tööd, isegi siis, kui see näib perekonnast kaugenevat. Vaikus täitis toanurka. Üsna äkitselt teravnes tema hääl telefonitorus. Nii et sa lihtsalt ei aita. Ma ei kuritarvita oma positsiooni, vastasin lühidalt. Ta vaikis mitu sekundit. Kui ta uuesti sõna võttis, kõlas ta hääl tasasemalt, aga karmimalt. Sul on alati olnud see suhtumine. Mida sa silmas pead? Kättesaamatu, vastas ta kuivalt. Ma pean seda. Mitte kättesaamatu, aga järjekindel. Seejärel pani ta toru ära.
Mõni minut hiljem hüppas telefon helisema taas, seekord isalt. Äkki võiksime kõik istuda ja ootusärevustest rääkida, pakkus ta ette. Ootused, see sõna tundus kaalukam kui ametirõivad. Päikeseloojang oli just möödunud, kui keegi mu uksel koputas. Ma ei oodanud kedagi. Ukse pisivaaatusaugust nägin koridoris Laurenit, käed kõvasti rinna ees ristatud. Tal polnud kasukat, ainult resoluutsus seljas. Avades ukse, astus ta väljapeetult sisse. Vaatas mu korterit ringi, justkui poleks kunagi varem siia sattunud. Ilus koht, möönis ta, pilk hajevil. Aitäh, ma jäin Ustraada. Siin sa siis elad, kõlas tema märkiv toon. 3 aastat juba, vastasin. Ilmne kontrast majesteetliku vaikuse ja äkilise jutujärje vahel, ta astus minu poole, jalgade all pehmed vaibad ning ta pilk huljulge. Jason rääkis oma mentoriga, alustas ta otsekoheselt. Ütles, et kübersfääri integreerimine muutub järgmise paari aastaga tohutuks. Ja et tugevad sidemed eri vägedega on kriitilise tähtsusega. See on tõsi, nõustusin. Ta astus veel sammukese lähemale. Miks sa siis käitud, nagu oleks ebaõige mõjutada ülesannete jaotust sõjakäskude süsteemis? Sa räägid, et ma aina ütlen sõjaväeline hierarhia, aga põhjus on lihtne, kuvand, ütlesin rahulikult. Ta vaatas mind silmitsedes, nagu oleksin millegi täiesti ilmselgega mööda pannud. Sa ei näe siin võimalust, küsis ta viltu. Millist võimalust? Harmoonia, vastas ta kõlavalt. Sa võiksid aidata tal küberväljas paremini orienteeruda. Ma olen juba aidanud, tööl, märkisin. Mitte nii. Hoopis teine toon, teravam ja nõudvam, mida siis? Ta mõtles hetke, hingas sügavalt sisse ja ütles lõpuks lahti, sa võiksid tema eest lobida. Ei, see sõna kõlas selgemini kui kunagi varem. Tema lõualuu pinge muutus nähtavaks. Sa ei vaevunudki sellele mõtlema. Mõtlesin küll. Aga vastus on ei. Lauren põrutas läbi elutoa, tema käed liiguvad kirglikult õhus. Sa tegid mind tänupühade ajal naeruväärseks. Ma ei teinud, vastasin rahulikult. Sa lubasid tal kutsuda end prouaks igaühe ees. See on protokoll. Poliitiline vormistus. Aga sa ei parandanud teda. Parandada polnud midagi. Ta jäi seisma. Pilk külm ja vait. Sa tead, mida see tekitas? Mida? Dünaamika muutus. Selgus tekkis. Vaikus. Siis sosistas ta, silmad piirilt maha vaadates, sa oled alati nii käitunud. Nii missugune ma olin. Nad ütlevad, et sa ei hooli. Mina hoolin vaid olulistest asjadest. See on nurjunud hoolimine, naljatas ta lühidalt ja teravalt. Ta naeratus jäi lunni. Sa arvad, et oled meist kõrgemal, ütles ta madalal häälel. Ma ei arva, kostsin ma, sa käitud nii. Mul on kohustused. Lauren raputas pead. Ema ja isa tunnevad end piinlikult. Millest? Selle kohta, et nad ei teadnud su auastet. Et nad panid sind kööki. See polnud nende viga, mainisin rahulikult. Pimedus oli saabunud, kuid tuppa kumas veel eredalt kõneldud sõnade informatiivne sära. Mõlemad seisisime vaikselt, korraks ühtviisi segaduses, mida järgmisena ette võtta. Tükk 17:3. Küsimus, miks see kõik mulle koormaks on, jäi vastuseta. Ta ei vastanud kohe. Lõpuks ütles ta, sellepärast, et sina muutsid tasakaalu. Mina ei muutnud midagi, vastasin kindlalt. Aga sina küll, küsis ta, silmad kahtlusest säramas. Mina lihtsalt ei vajunud kokku. Need sõnad peatasid ta. Sa arvad, et ma sundisin sind kokku vajuma? Jah, kostsin stabiilselt. Ta astus paar sammu lähemale. Ma palusin sul köögis istuda, et vältida ebamugavust, ütles ta, kuid tõdemus, et see üritus ei olnud vaikus, tõi esile dramaatika. Sa palusid mul kaduda. See on ülekohtune. See on tõsi, vastasin ma ja nägin, kuidas ta suu jälle avanes, kuid see jäi avamata. Mina kaitsesin meie suhet, ütles ta lõpuks. Kelle eest? Tasakaalu eest, tuli vastus. Jason ei tunne end tasakaalukana. Sa ei tea seda. Mina tean. Tema hingeõhk oli sügavale tõmmatud. Ta ütles, sa käitusid nagu tipulangetaja.
See on mu olemus, vastasin ma ja see sundis teda torkama. Ja see näitas, et ma ei saanud sind aru. Sa ei saa, vastas ta, silmad vilkumas. Olen sind alati toetanud, kinnitas ta endiselt. Vaatasin teda silma. Kui sa läksid teenistusse, vastas ta kiiresti. Sa kaebasid pühade üle. See pole aus. See on lihtsalt tõde. Ta lõi käed risti. Kui sa ostsid selle koha, proovis ta uuesti. Sa küsisid, kas ma saan renti maksta. Nii teevad pereliikmed. Ei, ma ütlesin tasakaalukalt. Pereliikmed toetavad ilma, et midagi vastu oleksid. Ta vaatas mind, nagu oleksin teda solvanud. Nüüd sa hindad mind. Ma seon piire, vastasin. Sa kõlad nagu terapeut. Mina kõlan nagu ametnik. See tõstis tema ärritust veel rohkem. Kõik, mis sinuga on seotud, viib tagasi armeesse. Sest see on mu elu. Sa muudad selle oma kogu identiteediks. See on amet, mitte kostüüm. Ta astus sammukese tagasi. Sa ei eitanud hetkegi, kui ma palusin sind appi. Kuidas sa saad seda öelda? Ma eitasin, vastasin ma, ei, sa lihtsalt lõpetasid selle, sest see ei ole arutatav. Ta vaatas mu nägu, otsides mingeid märke nõrkust. Sinus ei ole isegi murdosa, mis sooviks tasakaalu saavutada, küsis ta vaiksel toonil. Meie vahel, jah, tasakaal ei ole ebaaus. Kuid on, vastas ta. Sa oled temast kõrgem. See ei ole isiklik, selgitasin. Aga tundub isiklik. See on sinu probleem. Tuba täitis vaikus. Sa tõeliselt ei aita, küsis ta veel kord. Ei, vastasin ma ja ta neelas. Sa võiksid vähemalt tunnistada, et eilne öö haavas mind. Ma ei tahtnud, et see nii läheks, aga see juhtus. Noogutasin kord. Ma ei tahtnud sind haavata. See ei ole sama, mis hoolida, et sa seda tegid. Mulle hoolib, ütlesin ma, lihtsalt ei soovi oma eetikat muuta, et muuta arusaamist. Ta seisis seal pikka hetke ja sosistas, sa oled võimatu. Ei, vastasin rahulikult. Ma olen järjepidev. Ta liikus ukse suunas. Uksepiidal peatus ta ja pöördus. Sul on alati see terav külg olnud, ütles ta. Nagu ootaksid, et midagi tõestada. Ma ei tõesta midagi. Siis mida sa teed? Teen oma tööd. Ta hoidis mu pilku, otsides midagi, mida saaks veel muuta. Sa üritasid mind kaduda teha, ütlesin ma vaiksel toonil. Tema nägu muutus. Ma ei teinud. Sa tegid, rääkisin ma tõsiselt. Ta ei vaielnud seekord vastu. Ta nägi lihtsalt väsinud välja. Ilma sõnaga avas ta ukse ja astus koridori. Uks sulgus õigeks klõpsuks taga. Tuba tundus taas tasakaalus. Lukustasin ukse ja seisin seal paar sekundit, kuuldes rahu, mis naases mu korterisse. Ei ühtegi tõusvat häält, ei ühtegi etendust, ainult rahulik õhk. Minu telefon vibreeris taas köögilaual. Ekraanil vilkus Jasoni sõnum, loodan, et ma ei tekitanud pinget. Sa käitusid professionaalselt. Palju õnne veel kord. Lugesin selle läbi, pöörasin telefoni ekraani allapoole, vastust polnud vaja. Järgnevad nädalad libisesid rahulikult, kuigi tänupühade aeg mu isiklikku maad ei peatunud, kübermaailm ei maga kunagi. Hommikused taustainfotunnid, raportid ja vastavuskontrollid sujusid vaheldumisi koos üksustega, kellele paigaldasime uusi kaitsesüsteeme. Välimuselt igav, sisemonoloogiast rääkides aga kurnav rutiin. Fort May ei huvitanud mu peremured, siin hindis igaüks, et süsteemid püsiksid turvalised. Täpselt nii, nagu mulle meeldis. Lauren saatis pärast seda õhtut paar lühikest teadet, tavalisi päringuid töökohta, viited uutele cyberbriefingutele. Ma vastasin vaid nii palju, kui tarvis, ega lasknud end pikalt jutustada. Mu vanemad helistasid korra, ema rääkis, et nad on kõike läbi mõelnud, isa lubas, et nad õpivad olukorraga elama. Tänasin ja andsin ruumi ilma draamata, lihtsalt usaldus. Umbes 6 nädalat hiljem seisin baasi väikeses auditooriumis pidulik vorm seljas. Ei mingeid üllatuspromotsioone ega Hollywoodi momente, vaid Cyber Protection brigaadi ametivande andmise tseremoonia. Tulemused olid avalikud olnud juba 6 aega, aga korraldus vajab aega, käsud, üksuste liikumine.
Ruumi servas paar ohvitseri, mõni allohvitser ja nooremad sõdurid tagareas. Lipuvardal kõverus täpselt paigas, tekst valmis ja klassikaline. Perekonda ei istunud publiku hulgas, ma polnud neid kutsunud, mitte vihaajendil, vaid selgusest. Kolonel luges ette minu teenistustee, haridus, ülesanded, väljaõpped ja väljaanded välismaale. Igaüks ridade vahele peidetud aastad vaikset tööd. Kui ametlik osa lõppes, astusid külalised ükshaaval lähemale, ulatasid käe ja kiitsid lühidalt. Viimati seisis mu tiimist üks noor kapten, kes oli aasta alguses üle tulnud, ta viibis natuke kauem. Preili, ütles ta, kui näen kedagi sinu tasemel selles rollis, tundub, et see on tõepoolest võimalik. Need sõnad läksid sügavamale kui ükski Laureni kriitika või kiitus. Millest see aitab? Küsisin. Osavusest ilma mürgitamisteata, kostis ta. Peaaegu naeratasin, ära tee muud, kui tee töö ära, ülejäänu tuleb ise. Ta noogutas ja astus tagasi. Mitte ükski aplaus ei valjunud, ainult vaikne austus. Hiljem pärastlõunal istusin tagasi kontoris ja vaatasin telefoni. Lauren oli kirjutanud, ema nägi Facebookis pilti su tseremooniast. Sa ei öelnud meile midagi. Ma mõtlesin korraks. Pildid olid ju avalikud, lühike grupifoto brigaadi lehel, ei mingit saladust. Tükk aega mõtlesin ja kirjutasin, see oli kirjas kalendris. Mõne minuti pärast tuli teade, sa oleks meid kutsuda võinud. Lugesin selle 2 korda läbi, haarasin sõrme ekraanilt ja alustasin vastuse kirjutamist. Osa 19 jagatud 20. Ma oleksin võinud küsida, aga jäin vaikima. Mõne hetke möödudes kirjutas Lauren, see pole õiglane, ma panin telefoni käest ja ei vastanud. Õiglust ei jagatud meie majas kunagi võrdselt, eeldati lihtsalt, et see on niimoodi. Hiljem samal õhtul läksin jooksma baasi Piirimetsa. Karge õhk lõi näkku, sammulihtsus hoidis rütmi. Seal ma ei olnud ei leitnant ega kapten, vaid ainult inimene, kes liigub edasi. Tagasi jõudes vibreeris telefon, Jason kirjutas, palju õnne tseremoonia puhul. Õigustatult teenitud, seekord vastasin, aitäh, ja lasin siis teemal lõplikult rahuneda. Jason ei olnud püüdnud minu uut ametikohta ära kasutada ega surunud ennast Laureni kaudu vahele. Tema jaoks oli auaste struktuur, mitte isiklik manipuleerimisvahend. See eristus näitas kõike, mida ma pidin teadma professionaalsuse ja ebakindluse erinevusest. Nädal hiljem helises isa telefon. Nägin pilte, ütles ta enne, kui ma midagi jõudsin küsida. Sul oli tõesti enesekindel olek ja oli näha, et ta ise pisut vaevles sõnadega, me ei osanud aimatagi, kui palju vastutust sa hinged oled, pikk paus. Olen sinu üle uhke, lisas ta lõpuks. Seekord ei tundnud see nii reaktiivsena nagu varem. Aitäh, ütlesin ma, isa korrigeeris häält, Laurenil läheb endiselt aega sellega toimetulemiseks ja ta ei vaielnud vastu. Kui kõne läbi sai, istusin köögilaua taha kohvitassiga ja vaatasin ringi oma kodukonsoolis. Mitte midagi pealetükkivat ega kalli maitsenüansiga, kõik oli tulnud vaevaga põhjast. Aastaid olin kodus end pisendamas, sest see näis lihtsam lasta Laurenil särada, lihtsam vältida võrdlusi, lihtsam varjutada iseenda tähtsust. Tänupüha pole seda muutnud, ta avas lihtsalt ukse mind puudutanud nihkele. Mul ei olnud vaja kättemaksu ega avalikku vabanduste paradeerimist. Mul ei olnud vaja auastet relvana esile tõsta. Piisas, kui ma lihtsalt ei hajunud enam vaikselt ära. Üle 8 aasta oli armee õpetanud mulle hierarhiat, distsipliini ja vastutust, aga kõige selgem tunnistus ei käinud üldse auastmest. See oli seisma jäämise kunst. Kui sa oled kindlameelne, ei suuda sind keegi toonurgast eemale tõugata. Järgmisel päeval kõndisin ringi tavalises kampsunis ja teksades, ilma vildist mütsi või epolettideta ja tundsin, kuidas kõik ümberringi vaatavad mind üllatunult, justkui oleksin pühade õhtusöögi keskel vormi vahetanud. Ohio osariigis seisab see vana maja endiselt. Söögilaud on kohapeal, seljatanud 100 soojad vestlused ja valjud riidapidamised. Juba järgmine aasta tuleb jälle tänupüha, ükskõik, kas keegi on sel ajal valmis või mitte. Muutus ei tulnud päevast ega pühast, see tulnud minust endast. Pikka aega uskusin, et rahu säilitamine tähendab vaikimist, et auastme, karjääri ja välismissioonide varjamine aitab suhteid sujuvamana hoida. Tegelikult vähendas see vaid inimeste ettekujutust minu võimete piirist.
Võib-olla ei olnud mul sellel õhtul plaani kedagi üle trumbata, õnnetuks teha või perekonda veenda mu erilisuses. Minu eesmärk oli lihtsalt olla samas toas, olla olemas, vastata otse ja mitte enam ohverdada oma põhimõtteid kellegi enesetunde heaks. Perekonnadraama ei lõpe alati karjumisega. Vahel on see selgete piiride tõmbamine. Mõnikord on kõige tugevam kättemaks perejutustustes mitte tasaarveldus, vaid läbipaistvus ja otsus mitte enam kaduda kellegi teise mugavuse nimel. Kui see lugu sind tabas otse südamesse, kui oled kunagi tundnud, et sind on oma pere lauas kõrvale tõstetud või et elu on sind varju jätnud, siis tead, et sa pole selles üksi. Sellised perekondlikud draamad on tihedamini igapäevased, kui me vahel tunnistada julgeme. Kui vajad veel lohutust või oled uudishimulik, kuidas sõdurid ja nende lähedased vahel kättemaksu teevad, liitu meie kanaliga. Siin jutustame lugusid otse ja ausalt, ilma liialdusteta ja magusata.